tavaliselt kui minnakse metsa tuld tegema, algab see protsess üldiselt sellega, et korjatakse endale hunnik puid, murtakse need paraja pikkusega juppideks, pannakse lõkkesse ja loodetakse parimat. Ja tavaliselt see töötab, aga et oma võimalusi suurendada, siis tegelikult selle asemel, või lisaks sellele, et see kaigas nüüd nagu parajasse pikkusesse risti pidi murda, on tegelikult kaval need puud ka keskelt pooleks ajada ehk lõhestada. Et sellel on mitu põhjust. Aga eriti tuleb see välja näiteks, kui on selline ilm nagu täna. Ja kõik roikad, mis ma korjanud olen, on tegelikult väljast täiesti nagu märja. Küll aga võib uskuda, et seest on see puu kuiv. Et see on nagu üks põhjus, miks seda puud võiks pooleks ajada enne, kui ta lõkkesse panna. Nüüd kuidas see pooleks ajada? Sellest me täna räägimegi, et parim selle jaoks on muidugi kirves. Väike kirves, suur kirves, matkakirves, puulõhkumiskirves. Aga kui tihti meil ikka kirves kaasas on, kui me metsa lähme? Mis meil kaasas on? Tavaliselt on nuga. Ühesõnaga meil on vaja nuga. Nüüd millist nuga, et siuke taskunuga on kõige käepärasem, aga taskunuga ei pruugi selle töö jaoks kõige parem olla. Miks? Sest et taskunuga on väga erinev, ütleme sellisest suuremast metsanoast. Et esiteks oleks vaja, et teral oleks pikkust. Kui palju pikkust? Nii palju pikkust, et ta oleks näiteks pikem kui need halud, mida te lõhestama hakkate. Et eks selle noa pikkus natuke dikteerib ka selle, milliseid halge te teete. Kui teil on lühem nuga, saate peenemaid halge, kui on pikem nuga, saate pikemaid halge pooleks lüüa. Mitte ainult pikkus ei ole oluline. Oluline on ka, kuna see on üsna brutaalne tegevus ja paneb noa proovile, siis väga õhukese noaga seda ka teha ei saa. Et öeldakse, et selle noa tera paksus võiks olla vähemalt 3 mm. See mul on siin Soome tootja Terave toodetud Skrama nuga ja selle tera paksus on 4,2 mm. Et see on korralik tükk rauda juba või metalli. Ja pikkust on tal 20 cm. Ja veel üks oluline aspekt, kui me juba räägime, siis see ei ole ka kokkuvolditav nuga, et see on selline jäiga teraga. Ja oluline oleks või hea oleks, kui see oleks nagu full täng, et ta ulataks siia käepidemi lõpuni välja. Siis on ta selline tugev nuga, mille te võite nagu proovile panna, mis peaks selle katsumuse üle elama. Mis veel siis, milliseid puid lõhestada? Siin tuleb ka vaadata, et ei oleks nagu väga oksakohtasid sees. Et oksakohad on, sealt esiteks ei jookse see puu korralikult. Ja teiseks oksakohad on nii tugevad ja risti läbisid, eks ju, et sellega te seate jälle lisakoormus oma noale ja lõhutu tera. Ehk siis võtke võimalikult ilma oksteta puu, või kui on oksakohad, nagu sellel on, need on suhteliselt peenikesed, et nendest peaks läbi minema. Ja mida teil veel vaja läheb, et selle noaga te ei saa lihtsalt niimoodi hakata läbi raiuma siit. Teil on vaja midagi, millega peale lüüa sellele, et ühte nagu roigast veel. Et seda saate kasutada siis haamerdamiseks. Ja kuidas see kõik kokku käib, seda ma kohe näitan nüüd järgnevaks. Et toetate selle halu, mida te lõhestama hakkate kuskile tugevamale pinnale. Näiteks on teil mingi pakk, sobib hästi. Nüüd järgmiseks, mida tuleks tähele panna, et ei tasu nüüd hakata seda siia kuskile sisse lööma, seda nuga umbes, et sellega te võite seada ennast ohtu. Vaid panete siis selle süükse koha peale, kus te tahate lõhestama hakata. Kui on mingi jämedam pakk, siis võib-olla äärepooled võtate siit mingi 1/4 maha või keskele. Ma tunnen ennast praegu päris kindlalt. Ma panen selle keskele, et panete selle lihtsalt siia keskele selle koha peale, kus te tahate lõhestama hakata. Ja siis võtate juba selle pealelöömisalu ja hakkate seda siia. Ja ta juba jooksubki lahti. See oli tõsisem tükk. Ja siin olid oksakohad, millest me just läbi saime. Ja läheb ta hopsti lahti. Ja nagu näeme, ma natuke hingeldan. Siit on märg, siit on ka natuke märg, aga siin on täiesti kuiv kiht. Ja see põleb paremini. Ehk siis see on üks põhjus. Puid nagu keskelt pooleks ajada. Nüüd, aga isegi kui on kuivad puud,
siis tulehakatuseks teinekord, noh, on teil ERMK kohas siuksed alud. No okei, te panete lõkkesse, see on hea, aga kuidas lõket alustada? Et ikka on parem, kui teil on liistud. Ehk siis samamoodi tegelikult, kui on juba siuksed pooleks aetud puud, noh, võib needki omakorda niimoodi pooleks ajada. See on juba lihtsam. Samamoodi jälle peale ei hakka raiduma. On teinekord mõttekam, kui neid lihtsalt pooleks murda keskelt. Ja see on selline trikk, kui te selle omandanud olete, siis te sellega nagu oluliselt suurendate oma tule üles saamise võimekust. Ja see on oluline. Soetage endale korralik nuga või näiteks kaitseliitlaste seas väga levinud need clock tagid on niimoodi lõhestamiseks ideaalselt. Pika teraga, nad on paksu teraga ja sobivad selleks tööks ideaalselt, põhimõtteliselt purustamatult. Ja lugege Kaitsekodu.